Enn Eesmaa on see õnnelik inimene, kes on oma varase nooruse unistuse pääseda televisiooni võlumaailma täiel määral täitnud. 23 aastat töötas ta Eesti Televisioonis diktori, väga populaarsete saadete juhi ja Aktuaalse Kaamera peatoimetajana, olles keerulistel taasiseseisvumise aastatel lisaks ka Soome Mainos TV korrespondent Balti riikides. Oli aastatel 1993–1994 president Lennart Meri meedianõunik ja siis naasis televisiooni. EVTV-sse peadirektoriks ning sealt edasi TV3 7 uudiste peatoimetajaks. Alates tänasest on meie kanalil 7 uudised ja nagu pildi pealt näha, on 3 nüüdsest seltskond ka Sõnumistuudios. Pälvinud hulga tunnustusi, sealhulgas Valgetähe, 4. klassi teenetemärgi, Auleegioni ordeni, kuldmikrofoni ja viimati mullu EFTA elutöö auhinna. Viimased 23 aastat on Enn olnud Riigikogu liige erinevates komisjonides, aga ajakirjanik temas ei ole uinunud. Lisaks Riigikogu tööle kirjutab ta Maalehele artikleid ja teeb raadiosaateid. Praegu Kuku raadios kultuuriajaloolist entsüklopeediasarja juba üle 150 saate. Üks põhimõte, kõige tähtsam on see, et iga uus saade oleks otse kui ise ooperist. See on tegijale suhteliselt keeruline, sest et sa pead kiiresti orienteeruma. Ja teine, ma teen hea meelega artikleid Maalehte. Mul on igas Maalehes üks lehekülg, see on päeva lugu ja see lähtub sellest, mis sellel päeval on kunagi sündinud nii inimeste mõttes kui ka sündmuste mõttes. Ja see on ju kõik Riigikogu töö kõrvalt? See on Riigikogu töö kõrvalt ja siin loomulikult aitab mind selles mõttes see, et ma elan üksi. Enno abikaasa Aleksandra on meie seast lahkunud ja poeg Allan ning õde Andra elavad oma peredega eraldi. Mis sa seal tühjas korteris muud ikkagi teed, kui loed, mõtiskled ja antud juhul siis ka kirjutad. Aga sa reisid väga palju. Mida sa oled maailmast leidnud? Oi, väga palju. Ja kui väga lühidalt vastata, siis tegelikult ikkagi seda, et kõigele vaatamata on oma kodu Eestis kõige toredam olla. Mitte ainult kliima pärast, vaid kõige muu pärast. Kodu on ikka kodu. Oma reisidel külastab Enn sageli paiku, mida ta entsüklopeedias tutvustab, sest oma silm on kuningas. Olen tõesti üsna palju rännanud, nii et ja väga sageli just koos pojaga, kes on tõesti tõeline vihkel selles osas, et kuidas logistiliselt kõik need reisid paika panna, tema hoolitseda on piletid, hotellid ja kõik muu, aga see on vormiline. Sisuline on see, et ma koos oma pojaga saan veeta kvaliteetaega, nagu täna eestlane ütleb. Avastamist on siin maailmas veel küllaga, ütleb Enn. Näiteks õige pea ma lähen La Scala ooperisse esimest korda ja vaatan seal Sorsbise Carmenit. Mõned päevad hiljem ma lähen Rooma ooperiteatrisse ja vaatan seal La Traviatat. Ma vaimustan juba ette. Ma usun, et seal laulavad maailmatasemel lauljad ja juba see võimalus olla sellises ooperiteatris, eriti La Scalas, kui ette kujutada, millised ooperid on seal esietendunud. Kindlasti ka nendes Itaalia linnades ma otsin enne kõike üles suurte kuulsustega seotud paigad. Busetos näiteks on sündinud Verdi ja kuigi ma olen teinud üle 150 saate, Giuseppe Verdist eraldi saadet ma pole teinud. Selle vea nii-öelda ma korrigeerin üsna varsti. Aga mida räägivad Ennust tema endised kolleegid TV3 uudistest? Allan Muuk mäletab suurt aukartust Ennu ees. Kui ta siia TV3 majja saabus, oli ju tegemist ikkagi inimesega, kes oli televisiooni mõistes ikkagi väga suur ja tähtis persoon. Ta sai suurepäraselt aru, et me seda asja juba siin mõistame. Oli vaja lihtsalt teatud asju suunata, teatud asju võib-olla natukene rohkem õpetada mingil moel, aga seda tehti ta kõik väga vaikselt ja selliselt omamoodi selliselt tasakaalukal moel, peenelt ja väga taktitundeliselt, et niimoodi, et palun tee nüüd nii või ära tee nii või et selliseid asju ei olnud, et pigem see oli selline väga distantsilt, hästi koordineeritult ja täpselt suunatud tegevus tema poolt. Tarmo Maibergi võttis Enn TV3 tööle.
Vähe aega küll kokku puutusime, aga siiski tuleb öelda aitäh oma telekarjääri alguse eest, et ta usaldas ja andis mulle võimaluse tööd teha üldse sellises kohas nagu uudised. Ja tema ise, ta ise on olnud võib-olla siis selliseks eeskujuks oma rahulikkuse ja põhjalikkusega, et paratamatult mulle endale meeldib ka selline, et ma lähen ühe teemaga lõpuni välja, nii palju kui detaile on võimalik haarata. Tuli täna see mõte, kui ma Ennule jälle tagantjärele mõtlesin, et temaga juhtus üks suur asi, mida väga paljud inimesed kohta ei saa öelda, et kui tema tuli tuppa, siis oli seal mingi vaimsus. Kui tema sealt ära kõndis, siis oli seal üks teistsugune tuba. Ta ei pruukinud seal toolis mitte midagi tegelikult teha. Ta võis natukene nalja teha, ta võis seda ka mitte teha, aga seal toas oli selline õhkkond, mis minu meelest oli hästi rikas ja näeme, kuidas inimesed poevad nahast välja, et olla hästi erilised tänasel päeval. Aga Enn oli selle vana põlvkonna esindaja, mis tähendas seda, et enne tuli omandada silmaring ja siis märkamatult saabki sellest keegi, kelle nimi on näiteks Enn Eesmaa. Ja siis sa saad aru, et seda inimest on tõesti üks. Enn Eesmaa ees- ja perekonna nime vahele võiks panna veel ühe E ja see on eeskuju. Minu jaoks on tema alati olnud professionaal, ta on olnud inimlik ja mul on alati põhjust olnud temalt midagi õppida ja samal ajal mulle väga imponeerib tema huumorisoon ja ma mäletan, et kui tema kutsus mind kunagi 7 uudistesse ilmateadustajaks, siis just Enn oli see, kes ütles, Anneli, proovi panna sinna ilmateate lõppu selline väike siuke nali. Ja ma tegin seda. Ja ma ütlen, et võib-olla see väike soovitus on olnud minu karjääris üks kõige olulisemaid asju. Enn on kõige ehedam oma mees, et esimesest päevast peale varsti juba 30 aastat tagasi, kui me siin kokku saime, ta kuidagi nagu võttis kohe omaks, ma ei tea miks. Ja selliseks omaks ta nagu ongi jäänud, et me vahepeal pole võib-olla ei näe 5 aastat ei näegi, aga kui näeme jälle, siis justkui nagu oleks eile kohtunud, et ta ongi nagu täiesti puhas oma mees. No Enn, et mis sulle soovida? Et 100. juubelil paneme samasuguse kräu nagu nüüd.